Tere tulemast Musta kassitaro lugemisse Lõvid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9. kuni 15. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No lõvidel on suhteliselt keeruline nädal tulemas, ütlen ma teile, nädala algus igal juhul. Teil on siin unetud ööd nädala alguses, teil on mingisugune mure millegi pärast, mille te ei saa nagu üldse magada. Ongi muretsemine, unetud ööd. On esimene kaart. Edasi tuleb siit Mõõkade kuningas. Mõõkade kuningas ütleb, et oluline on struktuur, oluline on asjadele nagu teha nii, nagu peab, et mitte kusagilt kõrvale vaadata, et tuleb faktidele toetuda. Tuleb tugineda faktidele. Siis on siin töö tegemise kaart. Edasi see müntide 3 näitab seda, et te teete tublilt tööd ja teie töö tegemist ja seda tublidust märgatakse. Kuigi te ise tunnete nagu ennast väsinuna, tüdinenuna ja nagu lõksus olevat. Et siin all on see mõõkade 8 ja seal on ka veel üks mõõkade kaart. See on mõõkade 4 ja need mõõkade 8 ja mõõkade 4 räägivadki sellest väsimusest, oleks nagu vaja aeg maha võtta, aga seda teha ei saa, sest vaja on tööl käia, peab tööd tegema, tunnete ennast lõksus olevat, tunnete, et teil nagu ei ole üldse vabadust valida enda elu üle ise otsustada, probleemid kuhjuvad, tööülesanded kuhjuvad, te tunnete, et ei saa nagu hakkama. Täitsa siukene abituse tunne on, et ma teen nagu endast kõik oleneva, mind ei märgata ja ma ei saa nagu oma tööülesannetega, te tegelikult saate suurepäraselt hakkama. Teil on ainult see tunne, et nagu teid ei hinnataks, nagu teid ei märgataks, nagu teid ei hinnataks, et see on nagu see oluline märksõna siin. Et teie rabate teha tööd ja nagu teid ei märgata, teie panust ei hinnata. Aga see tunne tegelikult, ma ütleksin, et see võib olla, et on petlik, et ikkagi teie panust nagu märgatakse. Et siin all on saatuse ratas ja saatuse ratas räägib seda, et saatusel on teie jaoks teised plaanid. Et saatusel on teie jaoks nagu paremad plaanid. Et mingi etapp ikkagi saab läbi või mingisugune kas siis märgatakse teid tööl või üleüldse vahetate tööd, et mingi etapp saab teie elus läbi ja niikuinii hakkab tervenemine, sest tähekaart toob lootust, toob tervenemist ja toob seda entusiasmi, usku paremasse tulevikku. Et mis ma oskan teile öelda? Käituge siis, tehke siis kõik oma otsused nii, et ajate näpuga järge, peate kinni, ei tee oma loomingut, vaid teete kõik nii, nagu peab. Täht-tähelt, rida-realt, teete tööd korralikult, küllap teid siis ka märgatakse. Võtke aega puhkuseks ja kindlasti te pole lõksus, et siit on väljapääs olemas, täht toobki selle leevenduse, tervenduse ja annab teile selle uue lootuse nädala lõpus. Et kui nädala algus tundus raske ja võib-olla nagu pingeline, tundus, et kõik kasvab üle pea, siis nädala lõpp toob uut hingamist, lootust ja tervenemist. Ja selline teie nädal ongi. Pisut kõike. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like, pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.